Me oleme teile praeguseks näidanud oma saates päris erinevaid kindlustusjuhtumeid, kuidas neid reaalselt remonti ja kindlustuse poole pealt lahendatakse. Mis saab aga siis, kui teil on autol mõni vana, näiteks oletamast tangel vana kahju, saate sinna peale uue, keegi tagurdab teile otsa ja tahaksite ära remontida üheskoos ühe kindlustusjuhtumiga mõlemad. Mida ütleb selle kindlustusfirma selle peale, kas see on kõik okei ja kuidas asjad tegelikult käivad? Mul kohe jäi silma üks asi, et selle auto puhul on natukene ebatavaline see, et ma näen seal kahte mõlki, unustasid teha või? Ei unustanud, me teeme ikka kõik mõlgid ära, mis on tellitud, aga kuldne reegel on meil see, et kindlustus maksab ikkagi ainult need kahjud, mis on avarii käigus tekkinud. Antud juhul need mõlgid on seal varasemalt ja kindlustusselts ei ole kohustatud nende likvideerimisest maksma ja kui klient ise ka soovi avalda, siis need sinna auto külge jäävad. Me küll pakume alati võimalust, et kõik vigastused autol likvideerida ja sel juhul muidugi kliendi rahakoti arvelt, aga sageli tellitakse, vahel ei tellita. Kui palju selliseid asju üldse ette tuleb, et lükatakse vähe edasi remonti lootuses, et kui midagi peaks juhtuma, küll kasko maksab? Ikka tuleb, aga seda ikkagi väga palju ei ole, et enamus klientide huvi on siiski kohe peale õnnetussõidu korda saada. Selline nagu väike kõrvalvigastus, nagu selle auto puhul meil siin ka näha oli, et omanik ei soovinud seda lasta korda teha, ega kindlustusel selle vastu ei saa midagi olla, et tema enda soov ja püha üritus, nagu öeldakse. Loomulikult, et kindlustusselts teeb korda ikkagi õnnetusega seonduvad vigastused, et kui seal sõidukil on mingeid eelnevaid varaseid vigastusi, siis kindlustusseltsil nende vigastuste hüvitamise kohustus puudub. Seda siis liikluskahjude puhul, kui tegemist on kasko kindlustatud sõidukiga, siis juhul, kui remonttööde käigus avastatakse sõidukilt täiendavaid vigastusi, siis on kliendil õigus nõuda hüvitist nende vigastuste likvideerimise eest, aga sellisel juhul siis rakendatakse uut kindlustusjuhtumit ja kliendil tuleb ka siis tasuda täiendavaid omavastutusi. Ehk see tähendab siis seda, et kui üks õnnetus on juhtunud näiteks liikluskahju puhul, mul oma vastutust ei ole, maksab ju teise autojuht ja endal on mul siis mingid eelnevad vigastused, aga kasko on mul peal, ma saan kõik need sisuliselt korda teha ühe oma vastutusega. Päris niimoodi see ei ole, et kui kõigepealt toimub liiklusõnnetus, siis hüvitab kahjud põhjustaja liikluskindlustusselts ja tema teeb siis korda ainult need vigastused, mis tekkisid sõidukile antud liiklusõnnetuse käigus. Kui nüüd avastatakse täiendavad vigastused sõidukilt, siis saab klient pöörduda oma kaskokindlustuse seltsi poole ja siis kaskokindlustuse selts teeb need vigastused korda vastavalt oma kehtivatele lepingutingimustele. Kui seal kahju käsitleja avastab tõesti, et kõik need vigastused, mis sõidukil täiendavalt avastati, on käsitletav kui üks kindlustusjuhtum, siis rakendatakse ühte kindlustusjuhtumit ja ühte oma vastutust, kuid kui näiteks toome näite, et liiklusõnnetuse käigus said sõidukil kannatada parempoolsed uksed, kuid täiendav ülevaatuse käigus avastatakse siis sõidukile, et on ka vigastused esimesel stangel, tagumisel stangel ja vasakutel ustel, siis võib seal olla näiteks kuni 3 erinevat täiendavat kaskojuhtumit ja rakendatakse ka kuni 3 erinevat omavastutust.